45. Eesti meistrivõistlused on kohe algamas ja 1990. aasta Euroopa meister, vanameister Rain Paavo tuleb täna koos minuga siia lavale. Fakt on see, et Ainiga ma ei olegi koos laval olnud. Muideks täpselt 20 aastat tagasi astusime esimest korda Eesti meistrivõistlustel lavale 1993. aasta sügisel Narvas. Nii et minu jaoks ka juubelivõistlus, kokku 102. võistlus siis kulturismis ja Ain selleks ajaks 92. aastal minu teada tegi oma viimase võistluse, nii et Ainiga ma koos ei ole võistelnud ja ootasin ta ära. Ja eks siis täna näis selles mõttes, et täiesti lihtsalt huvitav ongi sellise legendiga koos olla ka lava peal ja ilusat ja sportlikku päeva. Kõigepealt siis Kaisa Võtsla ja esimene raskus 30,5 kilo. Tehtud. Järgmisena palun siis Janne Seli, 40 kilo. No nii, ma võin õnnitleda Kaisa sind võidu puhul. Palju õnne? Suur tänu. No tegelikult ütleme, ma tean, et sa oled enamaks võimeline võib-olla, kui täna siin lava peal veel tulemus oli. Ma arvan küll jah, et isiklik rekord on muidu 50,2, aga täna ei tulnud 50,5 ära veel, et arenguruumi on. Aga kuna tegelikult see on ikkagi sinu jaoks ka kõrvalala, et sa oled ju tegelikult valmistanud ette, võtnud kaalu maha ja täna me näeme siin body fitnessi kategoorias, ka õige pea juunioride kategoorias, siis eks võib-olla see dieet on jätnud ka natukene oma jälle sinna käppa küünistesse ka nii-öelda, eks ole? Jah, et natukene on ikka raskused siin langenud viimase kuuga, aga ei ole hullu, et arendame edasi ja küll ta tuleb ära. No peab tunnistama, et väikest viisi aitan ise ka seda uut ala maale tuua ja löön ise ka kaasa lihtsalt, et nii-öelda natukenegi aidata seda ala populariseerida. Kohal on meil ka valitsev maailmarekordi mees Aleksei Jakulov, kes seda kord on küll kohtuniku rollis eelkõige, aga tõenäoliselt teeb väikse show esinemisi ise ka peale seda, kui siis meie nii-öelda väiksed poisid lõpetavad, siis tuleb suuremad peale. 100 kilo. Ja hoia. Kalev, ole hea, tule siia. Täna on see päeva kõige parem armlifter meil oli kohal, 93 kilo. Kuidas tulemusega rahule jäid? No jäin rahule küll sellepärast, et ma olen ise tehtud aparaadiga proovinud. Sellega ma sain 75 ainult. Oota, mis aparaadiga? See on nagu laagrite peal ise ehitatud, kokku keevitatud. Okay. Et see oli nagu selgelt rohkem, kui sa tegelikult ootasid? Jah, selles suhtes, et see tundus palju kergem, et ta ei keerelnud nii kergelt, kui see ise tehtud. Ta on hoopis teistsugune. Aga öeldaksegi raske õppustel kerge lahingus? Loomulikult. Räägi, kuidas sa ise, mis see põhiala sul on? Ma tean, et kulturismis sina meil väljas, ma ei ole sind näinud. Millega sa muidu tegeled? Lihtsalt käid jõus? Ma olen lihtsalt harrastussportline. Vahepeal tegelen klassikalise jõu tõstmisega, mängin korvpalli. Ja esimene koht. Kalev Arbus. Tartu Ülikooli akadeemia spordiklubi 93 kilogramm. Tänane see võit kindlasti innustab sind ka tulevikus selle ala peal uuesti tagasi tulema? No proovida tasub kindlasti. Õige pea juba viiakse need Athletic Fitnessi vigurid siis lavale ja hakkab siin pihta Eesti meistri võistlused ja esimene plokk Athletic Fitnessiga. Mina aga lähen vahetan need valged käpikud ümber, siis juba pesen maha ja panen grimmi peale ja õhtuses plokis olen ise platsis. Ja ennem kui võistlus oma alguse saab, oleme me leidnud oma tee siia võistluse messi juurde, kus on väljas väga palju huvitavaid uusi tooteid ja vanu hitte. Tere, Eleri! Räägi meile, mida head sa täna meile siin pakud? Kuule, meil siin on esimese lao juures on smutid. Siuksed proteiinismutid 25 grammi valku ühe pudeli kohta. Väga hea. Ja neid on siis olemas 4 maitset, on olemas mango apelsin, on olemas kookosananas, maasikas ja õuniõhvikas. Need on siis erinevad batoonid. Naturali high protein on maasika, karamelli ja mintšokolaadi. Ja siin nüüd me oleme jõudnud hoopis huvitavasse kohta. Mis see see nüüd on, räägime? See on siin chipsitorn. Nagu piisatorn, kõver? Jah, peaaegu, aga 45 grammi valku siis 100 grammi kohta. Ja praegu meil on siin siis paprikamaitselised proteiinichipsid välja pakkuda ja peaks tulema müüki paari nädala pärast. Nagu kvaliteetses Šveitsi juustus on augud sees.
krõbiseb. Ja mitte väga soolased, pole nagu maitse tugevdajatega üle küllatud nagu tavaliselt krõpsud. Aga päris mõnusad, jah. Tuleb tunnistada, ma eile juba siin vaikselt niherdasin nüüd tagaruumis ja ei saanud mitte pidama. Ja siin on siis uued šoki ja intramaitsed, et näiteks energiajoogi maitseline ja siis, kuidas me seda nimetame, punane apelsin või veriapelsin või kes kuidas tunneb, et kes kuidas tõlkida tahab. Veriapelsin on muidugi hardcore'i nimetus, äkki mõjub ka siis paremini. Aga muidu jah, see energy drink flavor, see on tegelikult suke marjase energiajoogi maitse, keegi ütles, et Red Bulli maitse on umbes, see on ka päris hea tegelikult. No näiteks hea nipp oleks seda teha gaseeritud veega, et äkki siis olekski nagu päris energiajook kohe. Jah, aga siis arvestage sellega, et kui te raputate, siis võib see shaker plahvatada teil käes. Aga laske ennem jah, need mullid sealt välja. Nii, üleval on intra uued maitsed ka. Jah, siin on siis must sõstar, mis maitseb nagu vanaema mustsõstramorss. Põhimõtteliselt. Minu vanaema tegigi aminapetega mustsõstramorsi. Siin on meil Olümpi lett, kus iga soovija saab tulla proovida kreatiini Explode'i, saab tasuta testri kaasa. Uued keelid, oleme laiendanud oma valikut ka kestlusaladele mõeldes. Ja Red Weiler, trenniline erguti, samuti väga hea maitsega toode. Ja Generator, uus massilisaja, kus on siis rohkem valku kui mõnes teises Olümpi-tootes. Krealkalüün, kretiin on sees ja kõik muud kasulikud aminaped ja asjad. Ja seal on meil uus poster Oleg Anissimovi pildiga. Oleg tuleb ise täna ka kindlasti siia. Võib-olla näitabki isegi meile, kuidas tõusta nende 2 purgi peale kätel seisu. Ja me alustamegi siis esimese võistlusega. Kas peakohtunik on valmis? Lubab meil alustada. Tere otsus. Start! Ja nagu ma siis ütlesin, 1,5 minutit on meil aega oma soorituse tegemiseks. Aega on veel 0,5 minutit. 5. Ja nüüd on siis võistlejatel aega 2 minutit võimalikult palju meetreid kokku sõuda. Aplaus! Jõhker, täiesti jõhker. Hakkan trenni tegema nüüd. Oleme võistleme 4 meesvõistlejat. Esta, kuidas sulle see uus variant istub? Oi, ei istu üldse. Trennis korra proovisin, siis tuli nagu paremini, aga täna ei tulnud kuidagi. Mis selle asja nagu raskeks teeb? Sõudmine ikkagi, et peale sõudmist midagi teha. Ja sõudmine oli ka raske täna. Ma ei tea, ei suutnud pingutada. Et ega ta parem vaadata ei ole, ma arvan. Lihtsalt kiiremini läheb. Ei, väga lahe, parem kui vana. Siin tuleb küll sportlase tugevad ja nõrgad küljed välja kõik. Ei kritiseeri või? Ei, väga hea. Väga super kõik. Teine koht, lõuatõmbeid 16, tritsepsile 12 ja 400 meetrit täpselt. Tarola Kruusik. Ja esimene koht, 23 lõuatõmmet, 12 kordus tritsepsile ja 396 meetrit. Esta Pilt.